See video on osa seeriast, milles õpetan kõikide akordide mängimist. Kui sa ei ole eelmiseid videoid ära vaadanud, soovitan seda teha, siis saad kõigest aru. Nüüd aga video juurde. Praeguseks hetkeks te võib-olla mõtlete, et jah, ma saan aru, Taavi, et sa ütled, et G-tuuri saab mängida niimoodi 3 noodiga. Aga tegelikult käib ju G-tuur niimoodi. Ma tõmban 6 keelt, mitte 3. Mis värk sellega on? Vastus su küsimusele peitub oktavites. Harilikud kauboi-akordid nagu E-tuur, G-tuur või C-tuur koosnevad kõik nendest samast 3 astmest, aga nendel on lisatud need samad astmed eri oktavites. Vaatame näiteks E-tuuri kuju astmenumbritega. Siin kujus on sees 1., 5. ja 3. aste, mida me oleme õppinud juba, aga juurde on lisatud 1. aste oktav kõrgemalt, 5. aste ja 1. aste 2 oktavit kõrgemalt. Oktavi kujude õppimine kitarris on akordide ehitamisel ülitähtis. Lisaks teeb see noodi nimed õppimise kitarrikaelal väga palju lihtsamaks. Kõige lihtsam näide oktavist on 6. esimene keel, mis on mõlemad E-noodid. See annab sulle 2 lifehacki kitarrikaela kohta. Esiteks on 6. ja 1. keele noodi nimed samad. See tähendab, et kui sa näiteks tead, et 6. keele 8. vahe on C-noot, võid kohe järeldada, et 1. keele 8. vahe on C-noot. Teiseks, kui sa mängid mingisuguseid skaalasid, näiteks pentatoonikat, ja sul ei jää kõik noodid meelde, siis sa tead kohe, et 1. ja 6. keelel on samad noodid. Ehk siis 6 keele asemel piisab 5 keele meeldejätmisest. Oktavi kujusid on veel palju. Kõige kasutatavam neist on selline, kus sa mängid oktavi bassinoodist paremalt poolt. See on niimoodi, et sa lähed bassinoodist 2 keelt põranda poole ja 2 fretti paremale poole. Oktav. Samasugune kuju tekib 5. keele pealt. Aga nüüd 4. ja 3. keele pealt peab see parempoolne noot olema pooltooni veel edasi. 3. keele kuju. Et nende kujudega tuttavaks saada, pane video pausile ja mängi läbi heliredelid oktavitega, alustades 6., 5., 4. ja 3. keele peal. Ma seda selles videos ette ei mängi, et video huvitavam hoida, aga need harjutused on kirjas noodis, mille saab alla laadida lehelt www.coffee.com/Taavi. Järgmisena näitan sulle harjutust, mille mõtlesin välja, et oktavi kujusid tundma õppida. Selle harjutuse nimi on Sweet Octaves of Mine ja see põhineb Guns N' Roses'i lool Sweet Child of Mine. Põhjus, miks ma selle riffi valisin, on see, et selles Sweet Child of Mine'i riffis on 2 erinevat oktavit sees. 1. oktav ja 2. oktav. Ja selle harjutuse näol on tegu sekventsiga. Sekvents tähendab, et sa mängid sama asja ja liigud järjest edasi poole. Mängin harjutuse ette ja siis seletan selle lahti. 1, 2, 3, 4. Seletus. Alustame G-noodist ja esimesena mängime oktavi. Ja nüüd mängime G suhtes 5. astme kvindi. Ja siis lähme sellest tooni alla 4. astmesse. 5. keele peal 3. vahesse. Ja nüüd tekib sellest 3. vahest uus oktav. Eks nüüd me läheme 5. keele 3. vahest oktavi mustri võrra ülesse. Siis mängime akordi suhtes 5. astme ja akordi suhtes 3. keele pealt 3. astme. Kokku. Kui me oleme selle ära teinud, alustame sama mustri mängimist, aga oktav kõrgemalt. Alustasime G-st, oktav on siin ja nüüd paneme esimese sõrme sinna, kus oktav on. Ja kui me siit mängime, siis see oktavi muster oli erinev 4. keele pealt. Ehk siis teine noot on natukene kaugemal.
5. aste on jälle samas kohas, kvindimuster. Ja siis lähme 4. astmesse, 5. tooni alla. Nüüd 4. astme oktav, 5. aste ja 3. aste esimese keele pealt kokku. Jätkame 5. keele pealt. Siis lähme sellest vahest, kus me just olime, keele võrra lae poole. Samamoodi alustame oktaviga, 5. aste, 4. aste, 4. astme oktav, 5. aste ja 4. astme oktavist pool tooni all on akordi suhtes 3. aste. Kui oled selle ära mänginud, alustame uut ringi, aga nüüd 5. vahest. Kui sa selle harjutuse ära mängid, siis see loogika avaldub sulle. Selles ühes riffis on 2 erinevat oktavi hüpet ja harjutuse point on aru saada, kus kohas need oktavid kitarri suhtes on. Ehk siis seda harjutust mängides proovi silmas pidada, kus kohas oktavi hüpped teed. Nüüd kasutame oktaveid akordide mängimisel ja saame helirea, kus me mängime tavaakorde ja lisame neile oktavid. Alustame E-tuurist ja see voicing on praegu selline, et me mängime 1. astme, 5. keele pealt 5. aste, 4. keele pealt 1. aste, 3. keele pealt 3. aste, mis määrab, kas on tuur või moll, ja 2. keele pealt 5. aste, 1. keele pealt jälle 1. aste. 3 esimest astet, 2 5. astmet ja 1 3. aste, mis kusjuures vastab klassikalise harmoonia reeglitele, mille kohaselt 3. astet ei dubleerita. Ja kui me hakkame minema, siis esimeselt astmelt ehitub tuuriakord, teiselt molliakord. Ja selle molliakordi mängimiseks on nüüd vaja barreed hoida. Barree tähendab, et üks sõrm hoiab mitut keelt all. 3. aste molli kujuga, 4. aste tuuri kujuga, 5. aste tuuri kujuga, 6. aste molli kujuga ja nüüd 7. astme me jätame vahele, kuna see on barree akordina 6-keelselt võimatu mängida, kui sa just ei juhtu mutant olema. Ja lähme 1. astmesse, 12. vahesse. Kui su kitarr seda ei võimalda, siis mine algusesse tagasi. Ja alati mängi ka rida teistpidi. Teisest astmest on moll ja tuur. Loe akordide astmenumbreid kaasa, et endale internaliseerida, mis astmetest ehituvad tuuriakordid ja mis astmetest molliakordid. 1, 2, 3, 4. Üldiselt soovitan barree akordide mängimist vältida, kui vähegi võimalik. Seda saab teha näiteks kasutades kapot või asendusakorde. Näiteks fis-molli asemel võid mängida fis-moll 11, mis on natuke lahedama kõlaga ja palju lihtsam vasakule käele. Kui sul ei õnnestu barreid kuidagi vältida, nagu näiteks nende harjutuste puhul selles videos, siis annan sulle 3 soovitust, kuidas paremini barree akorde mängida. Soovitus number 1. Kasuta barree mängimiseks vasaku käe küünarnukki. Kui sa kasutad barree mängimiseks sõrmi, tekib sul väga suur pinge siia küljelihasesse käele ja käsi jääb kergesti kangeks. Selle asemel on hea kasutada oma suuremaid lihasgruppe ja küünarnukist käsi taha poole tõmmata, et barreed hoida. Soovitus number 2. Hoia barreega all ainult neid keeli, mis sul on vaja mängida. Näiteks kui meil on B-molli akord, siis tegelikult barree mängib ainult 5. ja 1. keelt. See tähendab, et mul pole vaja kõiki neid keeli kramplikult all hoida, vaid ainult 5. ja 1. Soovitus number 3. Katseta oma barree sõrme asendiga. Liiguta oma sõrme üles ja alla poole, et leida, kust
keeled kõlavad. Oht on selles, et see lüli jääb täpselt keele peale, niimoodi, et sa ei saa keelt all korralikult hoida. Ja selle vastu aitab sõrme üles ja allapoole panemine. Ja nüüd mängime heliredeli niimoodi, et jätame 6., 2. ja 1. keele lahtiseks. Aga ülejäänud keeltes mängime seda kuju, mis seal eelmises helireas siis õppisime. Ehk siis oleks nagu 1., 2., 3., 4., 5., 6. Ja selliste kujudega saame me 7. astet mängida. See on siis nagu molli akord, aga madala 5. astmega. 5. aste on siin, madaldame ära. Ja 1. 1, 2, 3, 4. Need akordid kõik kõlavad väga ilusasti ja neid saab kasutada selleks, et kaunistada E-tuuri. Näiteks kui sul on ühes loos pikka aega järjest vaja E-tuuri mängida, siis selle asemel, et lihtsalt ainult E-d mängida, võid sa seda nende kujudega tuunida. Mängime nüüd A-tuuri helirea ja analüüsime selle läbi ka kiirelt. 1., 5., 1., 3. ja 5. aste. Ja akordide helirida läheb niimoodi. 1. tuur, 2. moll. Molli kuju on selline, võib-olla tuttav kuju A-molli akordist. 3. moll, 4. tuur, 5. aste, 6. aste, taaskord jätame 7. astme vahele ja 1. aste. 1, 2, 3, 4. Nüüd neid kujusid saab samuti mängida niimoodi, et jätame 5. ja 1. keele lahtiseks ja siis tekivad päris ilusad A-tuuri kõlad. 1. oli tuurikuju, mollikuju, mollikuju, tuurikuju, tuurikuju, mollikuju ja nüüd taaskord me saame 7. astet mängida. 7. astme akord oleks muidu molli akord, aga nüüd madaldame 5. Nii et kokku tekib selline kuju. Ja 1. 1. 1, 2, 3, 4. Kui sul on raske üles leida, kust kohast neid kujusid ehitada, siis sa võid ette kujutada, et sa mängid bassinoote kaasa. Aga siis, kui mängimiseks läheb, võtad bassinoodi ära ja lased barree lahti. Vaatame üle 4. keele kujud. 1. aste, 5. aste ja nüüd 4. keele pealt see oktav oli, siis mitte 5. astme all kohe, vaid pool tooni edasi. Ja 3. aste, tuuriakord. Need akordid on nüüd kasutatavad ka ukuleele peal. Ja kogu helireda läheb niimoodi, et 1. tuur, 2. moll, 3. moll, 4. tuur, 5. tuur, 6. moll ja nüüd on ka 7. aste mängitav. Ja 1. 1, 2, 3, 4. Ka D-tuuri on võimalik nii mängida, et jätame 4. keele lahtiseks. Siis helirida on nii, et on 1.,
teine moll, kolmas moll, neljas tuur, viies tuur, kuues moll. Ja nüüd jällegi, 7. aste oleks molli akord, aga madaldame 5. astme. 7. ja 1. 1, 2, 3, 4. Oktavite lisamine akordi nimetust ei muuda. Nii et kui sa mängid C-tuuri nii madalalt, et ainult elevandid kasutavad neid helisid, et üksteisega kommunikeeruda, või nii kõrgelt, et ainult koerad kuulevad neid helisid, jääb selle akordi nimetuseks ikkagi C-tuur. Samamoodi, kui sa lisad C-molli oktaveid ükskõik kui palju, ükskõik kuhu, jääb akordi nimetuseks C-moll. Aga nüüd kuulutan pidulikult välja uue akordi nimetuse. Ja see on selline akord, kus on üks noot mitmes oktavis. Arutasime selle üle Otsakooli solfitunnis Tõnu Laikrega ja jõudsime üksmeelsele otsusele, et kõige parem nimetus sellele akordile oleks C1. Üks akord. Siis selline, kus on ainult C1 oleks ainult C oktavitega. Kui oled siiani videod läbi töötanud, näitab see pühendumist ja soovi päriselt kitarrist aru saada, mitte seda ainult mängida. Nii et kiitus sulle. Niimoodi videote teel õppimise üks põhimiinuseid on see, et tegelikult ma ei saa tagasisidet anda. Seda saab parandada, kui saadad mulle meili peale tavihans@gmail.com video oma mängimisest. Ja ma ei hammusta ja mu eesmärk ei ole kritiseerida või naerda üle, vaid pigem võib-olla saan mõne lihtsa sõnaga mõned korrektuurid sulle pakkuda. Kui sul on küsimusi, kirjuta need julgelt kommentaaridesse. Tunnimaterjalid on üleval leheküljel www.coffee.com/Taavi, kus on võimalik ka mu tööd toetada. Suur tänu kõigile inimestele, kes seda juba teinud on. See tähendab mulle palju. Aitäh vaatamast ja järgmise korral.